see, et me oleme nüüd siin veekogu juures ja kui te juba vaatate selja taha, siis on see üllatus, see hüppetorn. Aga see hüppetorn on Baltimaade kõrgeim hüppetorn. Viimane platvorm on veepinnast 11 meetrit. Aga kui kogu kõrgus koos nende valgustitega vaadata, siis on 14 meetrit. Ja ta on ristitud meile lõvitorniks. Äkki teeks diili? Teed ühe hüppe sealt ülevalt. Sina ju vana väljakutsete vastu võtja. Auhid on meie poolt. Elamisluba tõrva. Madal ei ole ju kõrge. Ma tean, et siin peetakse loitsusid ka. Ma lähen vaatan üleval, kas ma saan hakkama hüppega või mitte. Või kas ma pean loitsu ka lugema. Tee siin lubisega, ma lähen üles. Ja, okei. Vaatame, mis ta teeb. Aga vaatame, kas lõvitorn vallutab. Ongi üleval juba. Nii. No kas tuleb ära? Läheb, vaatab üle piirde. Näita nüüd, kas näpp pöial üles või pöial alla? Pöial alla. Järelikult ei hüppa, jah? Ja, ei hüppa, jah. Aga tead, Erki, pole lugu. Järgmine kord, kui tuled, me tutvustame sind ühe sellise seenelisega, mida tõrvas toodetakse ja kasvatatakse. Ja kui sa seda manustad, siis hüppad veel kõrgemal. Tead, Ülle, ma arvan, see ei ole see, et järgmine kord, kui tuleme, peame selle täna ära tegema. Teeme ära. Muidugi, loomulikult, siis omas olete juba. Aga sööge ohtralt seda seen. Ja ma usun, Erki on tagasi, ütleb, see järv on minu jaoks avatud ja hüppab seatoolega. Ja, et vaata, selle seene nimi on näiteks ühe seene nimi on lõvilakk. Aga seesama, et lõvid ja lõvitunnetus, mis teema sellega on? Et see ongi, et kui sa kas sööd seda seent, kas oled tõrvas, siis sa oledki nagu lõvi. Sa hoiad seda kogukonda, kaitset teda ja samas on sul suur süda sees. See, et te olete hästi kokku hoidvad, seda ju tegelikult sümboliseerib ka see sama Vanamõisa järve, ütleme siis rannaala siin, eks ju. Sest et siin ju toimuvad teil ju ka mitmed kultuuriüritused. Ja. Aga kui siin rääkida nüüd, ütleme sellisest nagu traditsioonilisest sündmusest, siis tegelikult tõrvakultuuris ära, ütleme, et võib-olla kõige helgem viimane selline täht oli ikkagi see, et tõrvaloits 2008, mil sai siis siin alguse. Siin oli esimesel aastal 2002 pealtvaatajat, mis oli et see oli võimas tunne. Ehk siis sellest ongi tegelikult välja kasvanud ka tänased siis tõrva tulepäevad, mis on samamoodi väga mastaapsed, väga huvitavad ja rahvad kokku kutsuvad. Kuidas selle loitsuga on? Sa küll läksid, et äkki leiad inspiratsiooni sealt? Tuli miskit või? Tuli, ma ei ütle, mis mul tuli ja kuhu see tuli. Täitsa ausalt. Või isegi selle esimese, sest platvormi pealt tuli päris hirmus juba. Seal üleval ei paistnud maad ka mitte. Ei paistnud. Ja aga lõvitunnet mul ka ausalt öelda peale ei tulnud. Ma ei tea, mis tegema peaks? Teeme kaks asja. Üks asi see, et teeme selle loitsu ära. Teeme. Ja kui see loits on meil tehtud, siis lähme võtame seda lõviseent, et me muutume sisemiselt lõviks. Ehk siis laulame ennast lõbusaks ja lähme seenele. Teeme nii. Tavai, kuidas see loits käis? Meie esimese loitsu lausus Peeter Volkonski ja järgmise lausus Hardi Volmer. Aga nende sisu oli üks, et tõrval läheks hästi, et siinsed inimesed oleksid õnnelikud ja meie noorus õitseks. No ma ei tea, me ju soovime ka kõike neid häid sõnu. Mingu sul hästi, tõrva, noored kogunegu, tõrva. Mingu sul hästi, tõrva. Sära, tõrva. Tule tõrva! Ole tõrvas! Ikka tõrva! Ja jää tõrva! Tule tõrva! Ole tõrvas! Jää tõrva! Tule tõrva! Kui sind ei ole siin, siis sind ei ole olemaski!